Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad OneStage vestlust number 33. Kui sa meid vaatad, kui sa meid kuulad, ma tean, et sa vaatad ja kuulad meid, sellepärast statistika on tohutu. Millegipärast on ainult 29% meie vaatajatest, kes vaatavad algusest lõpuni subscriberid. Ma ei tea, miks sa ei tee seda. Ma ütlen sulle seda, et kui sa seda subscribe'id, siis see on kõige parem tagasiside, mis me saame ever saada. Ma luban sulle, et mina annan endast kõik, et kõik need artistid, kes siin minuga koos istuvad, panna nad hoopis teise nurga alt, tuua nad sinuni. Ja minul on siin väga palju õppida ja ma loodan sul ka. Seega Spotify, YouTube, subscribe. Tänane külaline. Ma arvan, et üks äge kompliment, mis võtaks seda kokku, on see, et see on minu arvamus ja ma olen seda kuulnud ka paljude teiste käest, et ta on nii äge naine ja kuidas inimesed on väga palju öelnud selle peale, et nii teatrilaval kui päris elus on ta hästi sarnane. Tere, Merle! Tere! Kas sa oled seda palju kuulnud? Just see viimane kompliment. No niivõrd kuivõrd, jah. Ma arvan, et mina olen ikka mina. Aga kas sa valid rolle selle järgi, mis sind kõnetavad ja teistel asjadel ütled ei? No sellega on nii ja naa. Kui sul on valikut, siis sa saad valida. Aga kui sa töötad repertuaari teatris, siis üldiselt sa võtad ikka kõik vastu, mis sulle pakutakse. Aga need tööd, mis on väljaspool teatrit, seal on valiku võimalus suurem, aga vahel on ka niimoodi, et nagu elus ikka, kõik head asjad tulevad korraga ja kõik mitte nii head asjad, et vahest lihtsalt ei jõua valida, et sellega on nii. No, aga kuidagi väga kummaline. Kummaline vastus või? Kummaline see, et väga paljud inimesed just tõid välja selle, et su rollid on nii sina ise, et kas siis rollid on sind mõjutanud, tõmmanud sind selliseks tiivamaks või vastupidi, et sa ikkagi mängid nii, nagu sina tahad, et on küll skript, aga ei huvita? See oleneb kõik rollist ja ma arvan, ma kõrvalepõikaks räägin, kui ma olin noor ja lõpetasin lavakunstikateedri, meil olid diplomilavastused ja mängisime oma diplomilavastusi ja suur tähtis žürii oli, isegi välismaalt oli teatrikriitikud ja teatriinimesi ja siis pärast meile öeldi kursusel iga ühe kohta midagi, kui me lõpetasime, et mis teda ees ootab ja ma mäletan, et minu kursusõdedele öeldi, et ühel öeldi, et jaa, te olete suur selline kangelasrollide mängija, niisugune tragedien, et kõik uhked rollid ootavad teid ees ja järgmisele kursusõele samamoodi ja siis jõudis järjekord minuni. Ja siis öeldi, et te olete karakternäitleja. Ja ma olin noor, ma olin 21-aastane. Ma mõtlesin, no nii, hiir, rott, ahv ja kana, mis mind Eesti teatris ootab. Aga tegelikult iga eks ole tegelane, iga naine on karakter, et tegelikult on mul selle nagu ütlemise üle väga hea meel. Aga mis puudutab seda, et sa ütled, et sa oled nagu ise või kas sa mängid ise ennast, siis mina olen seisukohal, eks näitlejad on erinevad. Minu asemel istuksin keegi teine näitleja, ta räägiks hoopis teist juttu. Mina olen seisukohal, et sa tegelikult ei saa mitte midagi mängida, millest sa ise aru ei saa või millele sa ise alla ei kirjuta. Et tegelikult on see lavalt näha. No muidugi ekstreemne on see, kui ma mängin naismõrvarit, ega ma ei käi siin Balti jaamas või kuskil Kopli liinidel. Nüüd asjad muutunud kuskil harjutamas, et sa paned kõik oma kujutluspildid ja loetud raamatud ja kõik asjad ette. Aga iseennast saab, minul on küll, et igas rollis on midagi minust. Ja tegelikult kõige parem kompliment, mis näitlejale öeldakse,
mitte see, et tead, ma ei tundnud sind üldse ära. Vaatasid tükk aega, et kes see seal laval on. No see on ka tore. Aga kõige parem kompliment, kui öeldakse, et issand, ma ei teadnudki, et sa selline oled. Me mängisime, oli selline etendus nagu Alias, ma ei tea, kas on keegi näinud. Andrus Kivirähk kirjutas ja mul oli kursusekaaslasega koos mängisime Piret Raugaga ja mul oli tore roll. Piret olin selline särav, teda värviti seal 1,5 tundi. Mina olin selline, et kui mul oli punane huulepulk peal, siis enne etendusse võeti maha, juuksed olid sabas, selline allhiir. Ja mingid inimesed käisid vaatamas ja mul üks tuttava ütles, et tead, nad käisid vaatamas ja ütlesid, et mulle pole eristi kunagi meeldinud, aga nüüd ma vaatasin, ta on täitsa tore inimene. Ma ei teadnudki, et ta nii tore inimene on. Nii et ma pika jutu lõpetuseks ma tahan öelda, et kõige suurem kompliment, kui öeldakse, et ma ei teadnudki, et ta on selline. Teatri põhjal. Teatri põhjal, jah, mingi lavastuse põhjal. Sa katkesta mind, kui ma liiga pikalt vastan. Ma katkestan kogu aeg inimesi. Aga kui ma mõtlen näitlejaid, mul on väga palju sõpru näitlejaid ja jube kadedaks teeb ja miks? Just see, et kuidas nad mängivad ja kogu see, mida nad oma elu jooksul saavad kogeda. Ma olen väga palju õppinud näitlejatelt, et just seda, et me mängime iga päev mingeid rolle. Seniga, mida vähem teadlikum oled, seda rohkem sa mängid. Et mida teadlikum oled, siis sa lähed endale järjest lähemale. Aga nendega on hästi põnev alati filosofeerida. Ja just mis ka sinust välja kiirgab, on see selline sõbralikkuse alandlikkus. See, et kuidas sa mind siin, me polnud väga kaua aega näinud, kuidas sa mind ukse peal vastu võtsid, nagu ma oleks, hästi nii soe inimene lihtsalt. Hästi tore. Aitäh. Ja sinu lend, ma võin nüüd täiega puusse panna. 89 aasta. Alustasid. Tead, mul on arvudega halvasti. Ma olin 17, kui ma läksin lavakasse, siis sain 18, järelikult see oli 88. Ei. 89, mulle tundub. Las mõtlen, 89. Aga võib-olla, kui sul oli 92 lõpetasin, 4 aastat lõpetasin. Ai, 88. No aga see on sama ju. No vahet pole. Sel ajal on kõik üks sama aasta põhimõtteliselt. Jan Uuspuld oli sinu ka. Ei, Jan on noorem. Jan on enne sind. Ei, peale sind. Jaa, peale mind, jaa. Ma vaatasin natuke sebisin ring, kes sel aastal nagu toimetsid ja mis teist on saanud. Mis teeb ühest lennust, kus tihti on nii, et mõnest lennust tulevad inimesed, kes ainult laulavad, enam ei näitlegi. Kes sinu lennust tulid veel? Nüüd tundub, et mul valesti. Nii et... Üllar Saaremäe, Tiina Mälberg, Ivo Uukkivi, Karmen Tabor, Tiina Mälberg, Redna Rannus, Marika Korolev, Tarvo Krall. Kas te omavahel enne ei teadnud üldse? Ei. Aga meil oli hästi kokkuhoidev kursus. Kas on mõni kursus, kes ei hoia kokku? Oled kuulnud? Igasugu asju on, jaa. See on ju ikka inimkooslustega, jaa. Igasugu variante. Mõtlen, kui suur, mõtle, sa oled seal vastuvõtukomitees ja kui mõni näitleb hästi, siis tihti lükatakse kõrvale ja teine on nagu väga toores ja just mida nad hetkel vajavad sinna. Et seal langetakse ikka päid. Ei, eks see on hästi subjektiivne. Hästi oleneb ka sellest, kes kursuse võtab ja seal on hästi palju komponente ja õnne ja vedamist ja teater ongi subjektiivne. Mulle meeldib alati öelda, et kui on lavastus või teatrietendus, ei ole ühtegi saali täit publikut, kus absoluutselt kõigile inimestele see etendus meeldiks. Ja tegelikult ei ole vastupidist varianti ka. Et ütleme, et saal on rahvast täis ja absoluutselt mitte ühelegi ei meeldi. Kas ma tohin rääkida ühe asja siia vahele? Räägi, ma võin välja. Tohin ja ma olin seal üleval ja siin olid raamatud ja mu ema on raamatukaubastus töötanud, eluaeg olen ma raamatute keskele vahel olnud. Mul oli kunagi selline asi. Võtsin mingi raamatu kätte, ma ei mäleta, mis raamat see on. Lõin selle raamatu lahti ja hakkasin vaatama. Issand, kui mõttetu raamat. Mis raamat see on? Veel 2 rida punnitasin ära lugeda. Ei, raamat kinni, mõttetu raamat. No tollal, see oli aastaid tagasi, siis seda ei olnud ka, et raamatuvahetust või midagi. No ma ei viska raamatut ära. Panin ta kuskile riiulisse tagumisse nurka ja elasin selle teadmisega mõttetu raamat. Paar aastat. Nii, ja siis millegi pärast. Ma ei mäleta, kas ma kraamisin seda riiulit või mida ma tegin. Sattus see sama raamat mulle pihku. Löön lahti ja vaatan. Issand, huvitav. Kui huvitav raamat, ma hakkan seda lugema. Ja saate aru, see raamat oli raamat, lihtsalt mina olin muutunud või mis teemad sind elus huvitavad. Ja ma arvan, et etendustega on ka.
Et noh, mis teemad sind mingil hetkel kõnetavad. On mingid teemad, mis kõnetavad vähem, on mingid teemad, mis kõnetavad rohkem. See on nii hea näide lihtsalt. Et tegelikult on ja mulle jäi see kuidagi nii hästi meelde, et noh, kuidas muutud, kuidas sa ise muutud, et mis asjad sind parasjagu huvitavad rohkem või vähem või absoluutselt mitte. No kui sa oled teismeline, siis... Hoopis teised teemad. Siis on täiesti teised teemad, siis on kõik raamatud halvad. Ja. Välja artud. Ja. Aga... Niivõrd kuivõrd, ma arvan. Kui tõsiselt sa võtsid seda, kui sa said teada, et sa oled nüüd... Sa said aru, et kas see oli sinu jaoks elumuutus, enne seda oli kuskil näitegrupis, rühmas? Nagu sirge sellega astud sisse? Ma olin täiesti roheline. Mul oli niimoodi, et mul oli lihtsalt hästi tugev hääl. Kui ma sündisin, ema ütles, ma karjusin üle sünnitusmaja. Tugev hääl. Ja kuna mul oli tugev hääl ja ma olin nagu, üsna julge ka, siis mind koolis pandi alati luuletusi lugema. No see mulle väga ei meeldinud, aga luuletusi lugesin. Ja siis oli meil koolis niimoodi, et nagu ikka olid mingid, tollal olid mingid isetegevus, ülevaatused, mingi nagu koolis, eks ole. Ja siis me ise mõtlesime, ega see luuletuste lugemine mulle eriti ei meeldinud. Oled näost punane ja mõtled, et sa saad kõik need read öeldud ja vahest õpetaja ütles ka, mis ilmekusega tuleb seda lugeda ja see selleks. Aga siis me tegime oma vahel mingisuguseid, mõtlesime ise mingeid asju välja ja ma mäletan, et me tegime mingit sellist kava nagu filmivõtted, et on režissöör, on näitegrupp, eks ole, nad peavad tegema seal mingit stseeni, teeme, mina olin ka üks näitlejatest ja siis režissöör katkestab, stop, no mida te teete, tehke rõõmsamalt. Siis nad mängivad selle sama asja hästi rõõmsalt ära. Nii, see oli teil koolis? Me ise mõtlesime nagu välja, isetegevus ülevaatuse, mingi aktus oli meil. Ja siis see režissöör muud ka katkestas ja miks ma seda lugu nii pikalt räägin, siis ma esimest korda tundsin, meid võeti tohutult hästi vastu. Kõik, koolikaaslased naersid, meil oli tohutu menu, öeldi, et sa oled täitsa näitleja ja vaat sealt saad selle tunde kätte, kui mõnus on laval olla. Ja mäletan, see jäi kummitama ja siis, kui mina hakkasin lõpetama, siis oli 13. lend, tema lõpetas ja nendel olid väga kihvtid diplomilavastused. No see lend, kus on Elmo Nüganen oli, Anne Reemann ja Piret Kalda ja Andres Noormets ja nendel olid väga kihvtid diplomilavastused, sorry, me oleme tulekul ja neid sai vaadata ja siis tekkis isu, et ma lähen proovima. Aga ma ei olnud kuskil näiteringis käinud. Ja siis ma mõtlesin, et enne võiks proovida, et kas ma saan kuskile asjaarmastajate gruppi. Ja siis oli Paul Pinna nimeline rahvateater, kus Von Krahli maja oli seal Rataskaevus. Ja just lõin ajalehe lahti ja nemad kuulutasid välja konkursi, et neil on näitlejaid vaja. Mõtlesin, ma lähen proovin, kui ma sinna Paul Pinnasse ei saa, siis ma sinna lavakasse ei lähe. Sest tohutu konkurss on siiamaani, eks ole, lavakunstikateedris. Nii, ja läksin ja sain sealt läbi ja siis tuli teine voor veel. No käisin selle teises voorus ka, sain sealt ka läbi. Ja siis ma sain nagu julgust juurde. Ja ma mõtlesin, et ma lähen proovin. Ma olen üldse elus mõelnud, et tuleb proovida. Mitte nüüd ekstriimsete asjadega, aga mine ja proovi. Ma mõtlesin, et ma saan endale öelda, et vähemalt ma proovisin. Kas saab või ei saa? Ja proovisin ja sain. Huvitavaks tead, mis see alternatiiv oli? Kas sul oli ja, mul oli 2 alternatiivi. Ega tollal väga palju alternatiive ei olnud. Ma oleks läinud tippi õppima toitlustustehnoloogiat. See tähendab, et minust oleks saanud, ma ei tea, kas selle koha direktor või mõne teise söögikoha direktor ja juhataja. No see keemia oli selline, mis on jumal, sul peab keemiat õppima. Ja teine variant, mulle tohutult meeldisid keeled. Ma õppisin koolis saksa keelt ja siis ma oleks läinud saksa keelt õppima. Aga tollal sellega oleks muud midagi olnud teha, kas kooli õpetajaks või giidiks. Et need 2 varianti mul olid. Aga huvitav, sest ega väga paljud said sealt ukselt ei. Ja paljud on ju mitu korda. Kas siin on keegi, kes tahab proovima minna või on käinud? Lavakas näeme ühte kätt. Olete proovinud või lähete? Igal juhul tuleb su proovida. Kihvt amet on. Vahepeal ei ole üldse mingit elu. Absoluutselt mitte mingit elu, nagu tippsportlane oled. Ja siis tuleb jälle periood, kus on rahulikum ja lihtsam. On tõesti tippsportlase perioodid. Ise endaga räägid pea vastu. Ja. Mõtle selle peale, et karda, aga tee ikka. See töötab väga hästi, see taktika. Kui kardad ja ei tee, siis see on halb taktika. Aga kui rääkida minu meelest üks vastikumaid emotsioone elus, ma ei tea, kuidas teil on hirm. Hirm on üks vastikumaid asju, sest hirm halvab su ära. Vihastamine on hea.
kui sa suudad oma viha kontrollida, sa kellelegi kallale ei lähe, teed sahtlit korda, lähed jooksma, muidu lähed vihaga muidugi. Muidu sa lähed vihast lõhki, nagu ütleb Eesti vanarahvas, aga hirm on kõige vastikum emotsioon. Millal sa viimati tundsid hirmu? Võin rääkida. Jõuate kuulata, jah? Siis, kui hakkas sõda. Ja teatris ja nagu see kõik oli, me olime kõik šokis ja vaatasime neid uudiseid ja kõik. Ja ma mäletan, me mängisime Eesti Draamateatris ühte komöödiat, Tunnike rahu. Ja olin puhanud ja kõik ja teksti korranud ja niuke komöödia tiheda tekstiga ja olen seal laval ja räägin ja järsku mõtlen, ma ütlesin selle repliigi või ma ei öelnud seda või kuidagi nagu väga kummaline. Õnneks ma ise maimatasin sellest ära, muudkui jätkad ja jätkad, partner ei saanud midagi aru ja ma tulin lavalt maha. Ma tõesti mõtlesin, et see ei ole okei. Ja see oligi see, et see hirm, see halvab sind ära. Sa oled oma mõtetes täiesti. Ja siis ma ütlen ausalt, siis ma mõtlesin, kuradi Putin. Te võite selle pärast saatest välja lõigata. Tead, tõmbab. Kurat, see on minu elu. Ma ei kavatse seda ka ära anda, mis toimub üks päev korraga. Ja siis see olukord nagu normaliseerus. Ja siis ma rahunesin maha. Ma lihtsalt vihastasin ja saatsin pikalt. No ma arvan, et sa ütled küll, et hirm nagu halvab, aga mind halvab, jah. Mingi kogus seda on vaja. No mingi kogus, jah, muidugi. Ja tead, mida tuleb kõige rohkem karta? Ma räägin jälle endast. No kohe saame teada. Iseenda lolle mõtteid. Need teevad kõige rohkem kahju. Iseenda lollid mõtted. Tahad sa mõne näite? No sa oled tark, sul ei ole lolle mõtteid. Ma räägin endast. Ja iseendast ei tasu kunagi väga halvasti rääkida ja mõelda. No mitte ka nii, no kui ei ole just tegemas psühhopaadiga, et ma olen universumi printsess või universumi kuningas, aga mõõdukalt, hoolitsevalt. No täna läks nii merlekene, olen homme parem, kui ma olin täna. Väga hea. Siit õpime kõik praegu. Sest kui sa kuuled, kurat, ma olen nii loll, ma olen nii nõme, eks need mõtted ei tasu. Las teised ütlevad, kui tahavad. Kui nõme sa oled. Ja väga nõmedaks lähevad, siis kaebame kohtusse. Julge näitlejanna. Ütleme niimoodi, et mulle väga meeldib see mõte, et sa endaga, et kuidas sa endaga räägid. Meil on hästi palju seda siit välja tulnud, et kõigepealt pead rääkima halvasti ja siis saad aru üldse, et sa räägid endaga halvasti. Kuidas sa üldse mõtled, igapäevast mõtled? Kas ma tohin ühe asja vahele rääkida? Siis ma raunen maha. Vabandust, sul on nii head küsimused. Ma räägin, tal on tohutult head küsimused. Ma ühe asja räägin veel. Ole nii kena, räägi vahele. Ja rohkem ei räägi, rohkem ei sega. Teeme nii, et sa räägid veel. Ma oskan nagu intelligentset muljet ka jätta ja rahulik olla, eks ole. Ühe asja räägin. Kui me siin enne rääksime, näitleja töö on pingeline, no tõesti on. Ja need 2 viimast kuud mul oli meeletu ja muidugi hakkad haigeks jääma, tunned. Tunned, et olukord on niimoodi, et ikka palavik tuleb ja kõik. Ja siis ma olen teinud niimoodi. Ma rahulikult räägin gripipoisiga. Mulle meeldib mõelda, et ta on niisugune tore, sümpaatne noor. Ja ma räägin rahulikult, saad aru, gripipoiss. Ma saan aru, sa tahad minu juurde tulla. Ole inimene, ole hea poiss, anna mulle veel need 5 päeva. Ma ei saa neid asju ära jätta. Mul on esietendused asjad, kullakene, ma teen need asjad ära ja ma luban sulle, tule minu juurde. Ma teen midagi head süüa, magame, oi, meil on tipp-top. Anna mulle kallis need 5 päeva ja tule siis pärast. Tuli ka või? Ootasin, ei tulnud. Läks mingi teise haige juurde. Saab rääkida. Mõistlikult räägid siis, Ma arvan, sa oleks ideaalne perearst. Ravimeid välja, antibiootse. Rääkige seda. Ravimitööstus ütleks, et palun kõrvaldage see perearst. Ta on väga, ta ei tööta nii nagu vaja. Et mõttel on suur jõud. Mõttel on väga suur jõud. Mõttel on väga suur jõud ja saad värvikas ikka oma. Kutsud külla, aga kui tuleb koos sõpradega. Ei, mis siis, kui mul on vaba aeg? Kõikide haigustega. Aspiriinid, tšapapa, villased sokid, tša-tša-tša. Ma olen mitte enam nii noor isa, noore lapse isa. Mitte nii noor laps. Ja me just maadlen praegu selle kuidagi, ma kutsusin ja tuligi. Ma ei kutsunud, aga tuli ikka. Ja päris tüütu on. Ma ühe asja veel vahele rääkida. Ma ütlen sulle, mina olin lapsena tohutult haige.
mul olid igasugu haigused, näiteks mind viidi lasteaeda, lasteaias kellelgi oli nohu ja köha, ma jäin kohe haigeks ja lõpuks ema tuli töölt ära, ta sai niimoodi kodus tööd teha. Ma olin kohutavalt haige, ma arvan, et ma loodan, et ma olin oma normi haiglates ära enne kooli, ütleme see 6-7 aastat ja üks arst ütles emale, et ärge muretsege, lapsed kasvavad välja. Ja nii kui ma kooli läksin, ma olen siiamaani olnud terve. Need lapsed kasvavad välja. Igasugu haigused olid. Kes sul õpetas selle külla kutsumise asja? Selle mõtlesin ise välja. Praegult. Inimestega tuleb rääkida, Ja nüüd tõttu. Ja, see on, kusjuures on nii hea point, et ma pole ka pikalt haige olnud. Nüüd lapsevanem on rohkem, sest sealt tuleb sellised kokteilid tuled sealt lasteaiast, mis on tõesti vahel nagu isegi tore. Aga kui suur lubaduste murde sa oled? Millal sa viimati ütlesid, et tulen, aga ei ma arvan, et see on normaalne, lihtsalt mingid asjad tulevad vahele või vahest on ka lihtsalt ei viitsi. Siis sa pead lihtsalt ütlema. Ja, konkreetselt. Ma ei saa, Saad nõme, ma ei tule. Et nüüd on niimoodi, ei mitte seda. Kui on nõme, siis tuleb öelda, muidugi nõme, ma ei tule. Et tuleb öelda lihtsalt. Aga kui palju sa endale lubadus, kas see kehtib ka enda sees sulle, et kas sa annad endale lubadus, mida sa ei täida? Ma mõtlen nii üldse nagu sa ütlesid, endaga tuleb väga hästi rääkida, mis on väga cool point, aga just see, et tead, nii ja naa. Nii ja naa. See on nii ja naa. Ega ma väga selline inimene ei ole, et kõik käib mul plaani järgi, numbrid, tabelid, Excel, ei, ma näitleja töö oma olemuselt on väga kollektiivne töö. Et sa pead kogu aeg teistega arvestama, sul on kellaajad, ja siis tahad lihtsalt nagu aeg-ajalt ka, ütleme, parim puhkus on, tihti küsitakse, et mida te vabal ajal teete ja millised teie hobid on, siis aeg-ajalt on lihtsalt hea, et teen, mis tahan, sa ei teegi mitte midagi. Ja siis hakkad jälle midagi tegema. Väga ilus. Õppige sellest. Kui ma tahtsin siia saatsin saada peale Rahakrati salvestust, me kontakteerusime ja see oli oktoobri lõpus, vist oli esimene kord. Mäletan, ma olin Ibizal veel ja siis mõtlesin, Merle. Ja siis sa ütlesid meile, muidugi saab tulla, ma ütlen teile vabad ajad ja need olid paar esmaspäeva järgmine 4 kuu jooksul. Nii crazy tramm oli peal. Ometi sa võtsid aja, suhtlesid produtsendiga, pakkusid välja, sobitasime siin, muidugi mis juhtus, oli see edasilükkamine. Tead, kui hea meel mul oli? Mul oli tohutult hea meel, sest ma olid peaproovid, ma ütlesin, yes! Mis oli eriti ilus? Meil saab 3 päeva pärast 5 aastat selle projekti tegemist. Aplaus. Ja. Sünnipäev. Tore. Teeme, õpime, mõtleme, kuidas see formaat üldse võiks inimestele meeldib. Mulle täiega meeldib. Mulle ka. Mulle meeldib inimestega rääkida. Ja nüüd selle 5 aasta jooksul me oleme saadnud pressiteateid, erinevaid asju, keegi ei ole väga üles korjanud. Aga ma olin Dubais sel hetkel, lennud canceldati, ma ujun seal üle basseinis ja siis Katri Teller ujub mulle sealt vastu, ütleb, Mardo, kas sa Delfist vaatasid, et sinust kirjutati artikkel? Mõtlesin, mis mõttes, ma tegelikult ju pressi üldse väga vähe jälgin, sest ma teen pressile tööd palju, just kanalitele. Ja ütles, et öeldi, et One Stage'i Mardo on Dubais vangis põhimõtteliselt nagu lennuvangis, lennud canceldati ja kõik on nagu hukkas. Vaat, mis oli vaja teha. Oli vaja, et asi läheb uppi. Ja sinust ilusad viisakad pildid. Ma läksin üles, panin delfi.ee või postimees.ee, näen artikkel, hästi kirjutatud, uskumatu. Ma olin ka peale seda artiklit 3 korda kuulsam. Inimesed kirjutavad, kas sinuga on kõik hästi, kas sul on abi vaja. Ja me pidime lükkama evendi edasi, aga täiesti see press töötab väga kummalisel viisil, et pidi ära jääma ja meil tuli 500 followeri juurde ja see asi lõi kohe lõkkele. Äkki peakski ära jätma episoode. Aga see, kui maitsekalt sa ütlesid ka, ei ole probleemi, las ma vaatan oma kalendrisse, mul on veel üks esmaspäev siin järgmise poole aasta jooksul ja me saime selle sobima hetkega. Põhimõtteliselt see oli väga-väga kiidusõnad just selles mõttes, kui lihtne on sinuga asju ajada. Hästi konkreetne. See päev, siin me oleme. Et sügav kummardus sellest. Ja muidugi see, kui palju sa meile feimi tõid juurde sellega, et me selle ära jätsime. Ja jumal tänatud, et sul, nagu sa ütled ka, et sul oli keeruline aeg või kiire aeg. Ja näitlejatega ei ole lihtne. Ei ole nii, et tahad. Nad päriselt, kas sa mängid, mis sa praegu teed üldse peale etendust? Näitleja olen. Ei, ma ütlen, peale etendust oled sa mõnes filmis ka hetkel? Ei, praegu ei ole.
praegu ei ole. No graafik on crazy, et nii tore on, et see lõpuks nagu juhtus. Et mulle öeldakse, tihti küsitakse, et aga mis inimeste järgi seal läheb? Ma lähen nende järgi, kes mulle kõige rohkem meeldivad. Ja vahel ei tule. Sul on hea maitse. Ja ma tean. Aitäh. Et vahel 3 kuud me ei teegi sellepärast, et ei saa kätte, noh. Või siis oled tupais. No juhtub ikka elus. Aga tulles tagasi nüüd selle õhtupooliku juurde, tead, mul on suurim hea meel võtta siit üks küsimus saalist. Kes julgeb küsida meelelt? Näed, on päevikuga tulnud. Ole hea? Üks hetk, me toome sulle mikrofoni. Milline roll on sind kõige rohkem elus mõjutanud ja miks või kuidas? Hea küsimus. Ma arvan, et tegelikult on nii, et kõik head rollid mõjutavad mind ja mina mõjutan neid. Et näitlejana muidugi hästi huvitav on see, kui sa saad seinast seina rolle, hästi erinevaid, oleks kogu aeg Merle Palmiste punane suu, konts all, läheb ta nüüd lavalt ära vasakule või paremale, vahet ei ole. Et siis ongi hästi huvitav, on eriilmelised rollid. Näiteks, mida on põnev mängida, ma mängisin ühes teleseriaalis, mis olidki tõesti sündinud lugude põhjal, krimilugude põhjal. Mängisin ühte naismõrvarit. Need on huvitavad asjad, aga selliseid asju sa väga palju mängida ei saa, sest ta hakkab sind vaimselt ja füüsiliselt mõjutama. Nii et üldiselt on nii, et viimased rollid on kõige armsamad, mis parasjagu töös on. Et ma arvan, et viimane esietendus, mis oli Draamateatris Araabia öö, seda on väga põnev mängida. Mul on üks küsimus veel küsida. Kuidas selle rolliga saada siis üheks või mis selleks tegema peab, et kui näiteks mõrvarit mängida, kuidas siis selleks mõrvariks saada või et olla täielikult seal rollis sees? No tähendab, mina olen seisukohal, et kui ma räägin jälle endast siin, eks ole, et meis kõigis, minus on küll, on pimedam pool, on hämaram pool, meis kõigis on kõik olemas. Jumal tänatud, et need pooled ei ole aktiveerunud. Ärge kartke mind. Ma loodan, et täna ei aktiveeru ka, kallale ei tule, maha ei löö, pikalt ei saada. Et sa pead iseendas üles otsima. Ja sellepärast see ongi päris karm. Aga nad on huvitavad. Mul on üks küsimus veel. Teil on väga head küsimused, küsige julgelt. Kuidas selles rolli nüüd ennast näitlejana distsiplineeritult niimoodi sisse elad, et ma ütlen need õiged asju õigel ajal, õiges kohas. Või ma saan aru, et ka see improviseerimine on väga okei. Aga kuidas seda distsipliini hoida, et näitlejana need rollid selgeks saada? No sellega on niimoodi, et alati küsitakse, et kuidas tekst pähe jääb ja niisuguseid asju. Et üldiselt on proovid 2 kuud ja selle aja jooksul ja mida partner sul küsib ja ta jääb kehasse, kehamälu. Ja vahel on ka niimoodi, et ütleme, meil on taastusproovid, me ei ole ammu mänginud ja tundub ka, et issand, ma ei mäleta mitte midagi. Aga siis tulevad need õiged inimesed kokku, panevad õiged riided selga, sul on õige lavakujundus, et siis nagu tuleb. Ja kui on ikka raskemad tekstid või midagi ja pikemad, eks siis vaatad jälle teksti üle. Ja ütlen teile oma vahel, aeg-ajalt läheb natuke midagi nii ka. Aga te ei saa teiselt arvu. Aitäh sulle. Kehamälu, jah. Mulle meeldib see küsimus sellepärast juba, et see tunne, vaata, mida teised näitlejad on öelnud, nad õpivad selle tunde ära, et sa oled selles tundes ja tõesti nagu me oleme harjutanud seda, sa usaldad ja sa tead ka seda, et sa lubad tal eksida, et sa ei hakka mõtlema, et see nüüd tekst oli see, ma ütlesin, vahetasin mingid laused seal ära, nüüd on nagu hullumaja, see tunne peab edasi. Ja tihti on ka niimoodi, et ja küll, kuidas keegi rolli teeb ja seal on väga palju, eks ole, sa pead nagu mõtlema ja mingid asjad ja kõik, aga sel hetkel, kui sa lavale lähed, tuleb see kõik ära unustada. Näiteks ma toon lihtsa näite, et ma ei tea, kuidas teised, aga minul on nii, ütleme, et kui on lavastuses mingi selline raske koht, kus sa pead nutma. Ja ütleme, et on veel väike saal, võib-olla ka nii. Siis on ju nagu 2 asja. Ma olen tähele pannud, kui sa enne nagu nõks mõtled, et nüüd tuleb mul see kõrge koht või ma pean nagu nutma või niimoodi. Siis ta võib vahest tulla ka nii, et sa natuke pressid või mida iganes. Aga kui sa mängid õieti, siis ta lihtsalt tuleb, nii nagu vaja. Ja kui ei tule nuttu, siis ei tasu ka pressima hakata.
aga mingi koolkond on, kes ütleb nii, et vastupidiselt, et ütleme, kui sul on selline koht, kus sa pead seal näiteks väga nutma, sa hakkad nagu väljast sissepoole, et sa hakkad omale ette kujutama neid füüsilisi asju, hingamine muutub ja noh, sa hakkad seda niimoodi tekitama väljast sissepoole. Mina nagu seda ei oska või noh, ei ole nagu proovinud, et pigem ikka seest väljapoole. No. Aga jah, et kui sa lavale lähed, kui on hea ettevalmistustöö, sa pead usaldama iseennast, partnereid, olema siin ja praegu, laskma ennast vabaks. Ja siis juhtuvad kõige paremad asjad. Ma arvan, et see on päris äge tunne, kui sa ja üks pisika asi veel. Ettevalmistusin tehtud. Ja, ole. Et olete mõelnud, miks on hullumajades näiteringideks? Hullumajades on väga palju, see on teraapia. Pole kuulnudki. Ei ole vähe. Vanasti Paldiski maantel näitering. Tead, ma pole hullumajas käinud. No ma saan aru. Et sellepärast, et see on väga teraapiline. Tegelikult on see aeg-ajalt puhkus elust. Teate, kui põnev, kui tuleb mingi roll, et eriti mingid teemad, mis su ellu tulevad, ütleme seal tegevus toimus 50-ndatel, 60-ndatel või on mingi tegelane, sa loed mingid muid asju, sa lähed hoopis teise maailma ja sa tegeled selle inimesega, et noh, kuigi iseendast sa ei saa üle ja ümber, sa võtad enda seest, see on minu süda, see on minu veri, need on minu närvid, aga ma nagu kasutan neid ära, see on nagu puhkus elust, et noh, see on nagu, see on kihvt. Saad mängida. Mõtle, kui sa oled hull. Päriselt oled, ei saa aru, kus. No siis on teistmoodi, sa ei saa nagu rollist välja, et noh, samas näitleja amet on muidugi crazy, ma räägin, sa oled sisse ja kõik, aga samas see kõrvalpilk ja professionaalsus ja noh, need asjad ka. Kas näitlejad juhendavad neid hulle, muidu see läheb käest ära väga kiiresti? No kui on rohud peal ja on armas etendus või midagi. Ma ei tea. Mitte see mõrv. Et selles suhtes, jah. Tead, seoses selle küsimusega seebikat, sa mängisid vanast väga palju igast, just name it. Toomas Kirss. Peale seda, kui Toomas Kirssi enam ei ole, siis kas on üldse Eestis seebikad? On ikka. No ma ei tea, ütleme, mida see nagu, meil on, eks ole, vahvad ju seriaalid, et noh, võib-olla seebikas ei ole nüüd kõige õigem või noh. Sa mängisid hästi palju, mäletan, lapsepõllas. Teie keegi Salmoneid ei mäleta vist? Mina mäletan. Mäletate, jah? Me hakkasime Õnnega koos. Õnnerahvas sõi paberi pealt räimi. Aga me olime Salmonid. Lõherahvas. Vahest ma mõtlen, issand jumal, mängiks Salmonid siiamaani. Aga ei, mulle Õnne meeldib, noh, võimas selles suhtes, et noh, tee ühte seriaali niimoodi, mitukümmend aastat, müts maha. Sündmused ei väga muutugi seal. Tuleb järjest uusi osa. No. Ma olen Õnne 13 seotud õnneks tihedalt, sellepärast, et ma olen kõik need rekvisid, mis see raamat, mis välja antis, mina olen need rekvisid üles pildistanud ja millisin ka näitlejaid, käisin kõik need võttekohtad. Enamus on nii, et maja näidati väljast ja seest, nende vahel oli 54 kilomeetrit tegelikult. Päris huvitav oli see. No Eesti kultusseriaal. Ja, see oli tore. Sõime seda juustu ja ma sain näljaga vastu. Me kohtusime kunagi saates 20 aastat enne. Ma võin nime võib-olla valesti öelda. See oli see, kus Hannes Võrno tegi intervjuud erinevate Eesti tuntud inimestega. Arnold Rüütel, sina olid, oli Nõgisto, kui ma ei eksi. Ma võin eksida ka. Ja oli näiteks Erki Nool. Ja me tegime Glorias selle intervjuu. Ja siis ma olin, see oli veel krooni ajal. Rahaühik oli kroon. Asjad maksid kroonides. Kallid, numbrid olid suured. Ja ma mäletan, siis ma olin noor mees. Istusin seal kaamera. Ma olin noor naine. Me kõik olime noored, särasime. Ja ma mäletan, ma pildistasin seda saadet, just seda saate formaati ja pidin portreed pärast tegema. Ja ma täiega kogusin alles julgust inimesena ka. Ja fotograafia on erakordselt äge tööriist inimestel ligipääsemiseks. Sest järsku oli näitlejad ja kogu see, noh, ma olen väga nautinud seda ja ma olen õppinud sealt ka nii väga-väga palju. Ja praegu, kui ma üleval, küsisin, kas sa mäletad, mis aastal see oli? 2000. Krooni ajal. See oli krooni ajal, see oli mingi aeg, kus... Keegi võib guugeldada ju. No ma tead, ma püüdsin siin guugeldada, Google ütles, et mis asja sa räägid. Siis ei olnud Google. Ma tahtsin seda öelda, et kui sa ütlesid, et te olite gruppides, tahtsid mingites gruppides, see oli see aeg, kui Facebooki gruppe ei olnud. Päris grupiga, kui inimesed said kokku, kui sa ütlesid, et otsid mingid näitegruppe, kus mängida, siis võib-olla noorem generatsioon, kes seda kuulab, vaatab, saage aru.
Facebookis veel ei olnud, see oli väga kaugel sellest. Siis ei olnud isegi veel Orkutit. Mis enne seda oli? Reidi tüüp oli sündimas. Ja enne seda oli rahvastepall, oli ma ja enne seda oli rahvastepall. Päris hea üleminek. Aga ei oleks mänginud, ma mingit rahvastepalli oleks mu telefon olnud. Ma ei tea, ma arvan, et täna ikkagi inimesed liiguvad, see on mingi rumal jutt, et ja, see vana inimeste jutt. Jõue mängige, me mängisime rahvastepalli. Kui sa lapse vanemana oled ise telefonis, siis su laps on ka telefonis. Mina arvan, et see ekraanivärk on täpselt peegeldavad ju meid. Aga sellega seoses, sa enne põgusalt juba ütlesid, et su ema oli raamatukaubandus. Raamatukaubastus, jah. Oli selline kaubastus, oli selline asutus nagu BIP Collector. Järjest keerulisem. Ja see oli selline asutus, kes väljastas siis igale raamatukogudele, raamatupoodidele raamatud ja ma ema töötas seal. Kas ma võin küsida, mis su isa tegi? Isa oli insener. Insener, mis insener? Mida tegi konkreetselt? Insenerid leiub. Ja televiisoreid parandas nõukogude ajal. Soome plokki pani. Sain 5. Ja siis vahest, ma võin rääkida, siis vahest isa pani Soome plokki ja siis mäletan, et keegi andis talle sukkpüksid. Mis on Soome plokk? Definitsioon, palun. Räägi see, jah. See on mingi blokaad. Tehnilised asjad räägi lahti, jah. Mina ei tea, mis on Soome plokk. No see, et televiisorisse pandi, et sai Soome televisiooni vaadata. Mingisugune plokk pandi sinna. Ja minu isa pani neid. Tänapäeval tellitakse kanaleid, siis olid Soome plokid. Televiisor ei tegi lahtigi. Kogu aeg oli meil mõni televiisor kodus seal suures toas lahti võetud, isa parandas. Kui sa jõudsid koju ja ütlesid, et sa oled nüüd, said näitekooli sisse, mis ema isa ütlesid? Insenerist isa ja... Kas see oli pigem, et tõsteti sünni ja loobiti? Neil oli hea meel. Neil oli hea meel. Ilus, ausamat. Saad mängida? Ma olen kuulnud erinev lugust vahel öeldakse, et mis... Mõned vanemad on vastu, jah, aga tead, mina olen seda meelt, et lapsi peab toetama, mida laps tahab teha, et peaasi, et laps on õnnelik, ei saa suruda peale, kuule, ma leian, sa võid soovitada hea küll, eks, aga tuleb ikkagi austada lapse soovi. Kui üldse ei meeldi, ikka naeratad enne? Ei, mitte seda, aga kui ta ikka väga tahab, ei tasu takistada. Mulle meeldib ka sinu juures see, et kui ma nagu skännisin, mis sa teinud oled, kus sa oled rääkinud, kuulasin podcastis, sa väga ei räägi oma perekonnast. See on hea. Ja sa oled öelnud, sinu tsitaat on veel, et kui sa tahad olla õnnelik, sa ära isiklikest asjadest räägi. Eks ma kipun neid hoidma, ja kuidagi võibolla sellepärast, et neid nagu kaitsta. Millal sul see selgeks sai, sest ma näen, tihti tuntavad inimesed algul laavad kõik ausalt ette, saavad arvu, et see, et kui jõime kohvi ja teed ja ajakirjanikuga ja tõesti oli tore, siis pärast loed artikli, et ei olnud üldse nii tore. No oleneb, mis see kuidas, eks ole, no. On sust kirjutatud, mõtlen, kuidas see nagu, kas on palju skandaale olnud? Mäletan, kunagi midagi kirjutati Kroonikas ja mu tütar oli siis väike. Ma mäletan, mis asja seal kirjutati ja ma mäletan, mu tütar nutis lahinal, et ema, ma ei taha kooli minna. Selle artikli pärast. Ja siis tõmbas küll nagu kreis aega seest läbi, vaat siis oli jube tunne ja vastik tunne. Et ise on tead ja ütleme seal vanemad ja täiskasvanud inimesed, täna see uudis on, sa ise mõtled ja põed, homme teised uudised, ise tead, mis on õige, mis ei ole, mis on tõde, mis on vale, aga siis kui nagu last puudutab või vaat siis oli küll, aga see oli ainult üks kord. Ma mõtlen, et see laps juba on ka, milline privileeg tegelikult, et sul on nii teadlik ema, sest ma mõtlen, see rollide mäng, et sa oskad ennast. Sa arvad, et iga päev on uus ema nagu. Ma arvan, et sa arvad, et näitlejad hommikust õhtuni mängivad kodus. Absoluutselt, ärgid üles, suu punaseks ja let's go. Aga ma pean just silmas seda, et ma arvan, et sa oskad väga hästi öelda ja kindlasti mega hästi keelata. Värvikalt. Nüüd on nii, tule siia, nüüd on nii. Ja just no aeg-ajalt ma räägin kõva häälega, jah. Siis ta ema, ära räägi nii kõvasti. Mul on Draamateatris 3. rõdu ka. Et ma pean kõvasti rääkima. Seda on pidasingi silmas. Et see on naljakas kodus kindlasti. Jah, võib-olla küll, jah. Eks nad on harjunud. Mul oleks nii väga tänulik, kui mul oleks näitlast ema, siis... Aga vahest ma ei räägi mitte midagi.
see julgus ikkagi ennast väljendada, ma arvan, et kui sul on sellised autoriteedid kodus, siis on 3 korda lihtsam. Ma võin rääkida, millal ma ei räägi. No. 2 nädalat enne esietendust. Siis, kui on raske etendus tulemas. Siis ma tahan rahu ja vaikust, pilt on, heli ei ole. Ja ma nii mäletan, mul oli tütar väiksem ja midagi ma seal mõtlesin ja podisesin ja tead niimoodi. Siis ta küsis, millal see imeline kirsiaed sul välja tuleb? Aga nüüd on ta harjunud, jah. Siis tahad ainult oma ette olla. Sellest ma räägin, et kui suur privileeg on see, et kui sul on vaja keskendus, oskad väljend, mitte sa muutud nagu õelaks, vaid sa ütled, ma hetkel, mu effort on see, te olete kõik siin, lastega, te olete kõike, et te olete prioriteet, aga mõistate, et ma saaks seda tee ümber ehitada seda, mis ma teen. Mul on vaja need 2 nädalat olla, kes ma olen. Et see on ilus. Sellest ajast, kus mina tulen, oli ikkagi keep smiling ja isegi kas meeldis või meeldinud, see väljendusoskus hoopis teisel tasemel. Nii et see on kadedaks teil. Aga meil on peres alati olnud, et kodus võib kõigest rääkida. Ka nendest asjadest, mis ema, isa ärritavad. Julgelt. Räägi, aga... Järgmine küsimus saalist. Minu küsimuseks on siis see, et nagu me enne kuulsime, siis teie graafik on väga tihe ja asju on hästi palju. Kui palju tuleb ette sellise töö puhul selliseid inimesi ja kas üldse tuleb selliseid inimesi, kes ei kohtle teid kui inimesi, kes võtavad teid kui lihtsalt lintraktorit või robotit ja kuidas te sellega toime tulete? Ja kuidas te nagu suudate ennast välja lülitada sellest? Väga huvitav küsimus. Mitte hea, vaid huvitav, selline oli. Et natuke täpsustage. Mina saan aru, mis sa mõtled. Nagu, et kuidagi... ma mõtlen seda, et... Kas teatris, väljaspool teatrit või? Nagu tööalaselt. Tööalaselt. Jah. Et inimesed, kes ei... arvesta sellega, et teil on ka nagu eraelu, teil on nii-öelda oma elu siis. Et te peate olemegi kogu aeg traksis ja tegema kõike ja sellised asju. No eks see käib selle ameti juurde ja see on tegelikult hästi individuaalne. Et mida keegi oma vaba ajaga teeb ja millised on, eks ole, milline töö ja kuidas ta oma rolle loob. See on hästi individuaalne. Aga ütleme see, et kuidas sa oskad ennast tasakaalus hoida või kuidas need pingelised ajad üle elada või noh, et see on hästi individuaalne. Näiteks ma võin öelda seda, ma saan kohe aru, kui ma olen nagu üle töötanud, ma muutun sekundiga väga kriitiliseks. Ma hakkan maailmas nägema ainult asju, mis mulle ei meeldi ja kirglikult ei meeldi. Aga ma kritiseerin ja see on nõme ja see on loll ja midagi vaatan ja kõik saavad. Ma saan aru, Merle üle töötanud, asi ei ole üldse inimestes objektides, asi on sinus, mine magama. Aga kui ma olen tasakaalus, siis ma näen maailmas ainult head. Või noh, ütleme, ma fokusseerin asju, mis mulle meeldivad. Mis ei meeldi, seda ma ei vaata. Et sa pead ise leidma selle asja üles ja kuidagi, kuidas ennast hoida. Ja huumor aitab alati. Iseenda üle naermine. Ma arvan, et sa mõtlesid ka seda, et kas sa tunned, et siin nagu nii-öelda ära kasutatakse ja öeldakse mingi hetk, et et kuule, tee uuesti, see ei ole, aga mul on endal selline tunne, et Merle ei ole see teist korda endale öelda. Et Merle ei ole see naine, kes produtsent ütleb, et ma ei tea, et see nagu ma ei tea, sest ütleb, mida sa ei tea, Ma lihtsalt olen näinud, kuidas Merle töötab. Ja... Ei no vahest on nii, et režissööri ära sega mind. See on ka suur asi. Kui ta ei oska sulle midagi öelda, peaasi, et ei sega. Ja Merle ütleb siis, palun vabandage, astuge välja. Ole hea, pane uks kingi, aga välja poolt. Mulle endale jäänud selline mulje. Et üles endast ei ole... Tahame tohin ühe loo rääkida. Sa räägi üks lugu, ole hea. Minu meelest lood ise loomustavad kõige paremini. Nii on kõige lihtsam vastata. Me tegime kunagi sellist seriaali Kiret. Ma arvan, et ei ole näinud. Ja siis me tegime teist hooaega, tegime Lasnamäel, seal oli mingi angaar, et kohe nagu Hollywoodi stuudios, et tegime terve hooaja ära. Nii. Ja tegime ja see Toomas Kirss oli režissöör ja siis oli niimoodi, et me tegime mingit stseene ja siis vaatasime ise nagu monitorist veel üle ka, et kuidas on. Nii. Teeme ära, vaatame monitorist. Selline stseen oli, et ma istusin
Kristel Leesmendiga istusime laua taga, mingi kohvikus rääkisime. Nii, vaatame. Ma vaatan sealt monitorist, nii järsku tuleb minu nägu. Kohutav nägu. Ma ei oska öelda, nagu 80-aastane mulle alt. Mustad rõngad, kõik nii kohutav nägu. Siis on jälle okei, siis tuleb jälle minu nägu kohutav. Ma olin 20 millegiga. Ja küsin, et aga miks niimoodi on? No see on see ülemine valgus. Saate aru, istusime laua taga ja see mingisugune valgus tuli niimoodi, teeks imiku ka, tead, vanaks inimeseks. Ja ma ütlesin, kuulge ja sellele operaatorile või valgustaja, kes seal oli, et kuulge, öelge siis mulle, et ma niimoodi ei kummarduks laua ette, et ma võin ju istuda, sättida. Ta nii vihastas. Ta ütles, palmiste peab minema plastilisele operatsioonile. 20. Ma olin 20 millegiga. Saatis kogu võttegrupi pikalt, meeste rahvas lahkus sealt. Siis oli paus. Ja siiamaani pole teda nähtud? Siis tuli tagasi. Aga peale seda olid valgused paremad. Ja ma alati ütlen noorematele ka, et kõik naisnäitleja, sõber võtteplatsil, mitte režissöör, valgustaja, kes paneb õiged valgused. Me teeme kõik pilte, me kõik teame, mis tähendab õige valgus. Ma loodan, et siin on head valgus. No ma pärast näeme. Kusjuures see oli väga hea küsimus juba selle pärast, et tuua see Merle nagu see ekstraktsid välja, et ta ei oota, et vaata, mis juhtub. Sina õpetad, kuidas inimesed sind kohtlevad. Alati, kui sa nagu 14 aastat lased ennast lükata ja tõmmata, siis ütled, te mul enam ei sobi, siis on hilja. Esimesel korral keegi piljaks ütled, kas sa ei austa, miks sa ei tule õigel ajal? Või näiteks, et valgusta, mis korra vandus tuli tagasi peale seda perfekto valgus. Aga ma kogu aeg ei ole selline. Tegelikult ma arvan, et mul on empaatiavõime ja ma püüan inimesi pigem mõista kui hukka mõista. No tema solvumine ei olnud pigem seotud selle sinu väljendusega, vaid ole hea, ütle. Ütle mulle ära kummardu ettepoole, mis asi, see oli tõesti kohutav. See on väga oluline, et ka meil näiteks, kes teeb režiid, tal on jumala staatus, ta ütleb, miski on halvasti, siis ütleb, stopp, halb, muudame. Et see on väga oluline näitlejatel ka, et see võib-olla vastabki selle küsimus, et sa pead hästi konkreetne olema, sest kui sa lähed ainult selle järgi, et arvad, et sind tellitakse uuesti ainult siis, kui sa kõigi järgi paindud, siis see on lühike karjäär, ma usun. Et väga palju meeldib just lavastajatel sinu karakter. Aga samas sa pead teistega arvestama. See on koostöö. Ja, seda kindlasti. Ja, väga hea. Võtan ühe küsimuse veel saalist. Milline roll on sinu jaoks teles kõige meeldejäävam olnud? Just teles, mitte teatris? Ma arvan, see sama naismõrvar, millest ma rääkisin. Ja sellega oli huvitav lugu oli veel ka see ja üsna kõhe lugu. Siis mul üks tuttav ütles, et ma ei mäleta, see on tõesti sündinud lugu ja see naine päriselt elas, et tema keegi tuttav oli sealt kandist pärit ja teadis seda naist ja ütles, et ma olin täpselt nagu see naine. No mehe lõi kirvega maha. Seda on enne juhtunud ja juhtub veel. Aga kas tooksid välja, mis selle nimi oli see naine? See oli, mis ta oli? See oli, mingid krimilood oli. Ma olin pärast öelda, mul ei tule praegu selle peale. See oli päris kaua aega tagasi? Ta ikka oli mõni aeg tagasi, jaa. Mingi 5, 6, 7 lugu oli. Aga ei, Salmaneid oli jumala tore mängida ju. Palju on olnud neid toredaid asju, need saladused, mis me teeme. Kõik. Ei olegi nõmedaid rolle olnud. Kui huvitav oleks praegult, sa tõid selle rolli välja ilma, kordan, kuula mind, ilma toolilt lahkumata, kui sa 10 sekundit mängiks meile seda rolli. Kas sa mäletad seda tunnet, kuidas sa... Andke kirves. Ei, ilma kirveta. Kas kui palju muutus sinus sees, kui sa seda mängist? Tead, sellised inimesed, kes sellised asju teevad üldiselt, on sellised psühhopaadid, kellel puudub süü ja häbitunne ja nad on tohutult head manipuleerijad. Et võita inimeste usaldus, nendel on ainus eesmärk saada oma tahtmine. Nii et kui sa tahad, et ma peaksin seda naist mängima, siis ma peaks kuidagi ennast kokku võtma ja palju sümpaatsem olema, kui ma siin siiamaani olen olnud. Tavast nii on. Ja siis
Devil is in the details, see on väga hästi. Siis läheb siit välja üks vähem. No. ei, vabandust. Õnneks meil on piletite järgi, teame täpselt palju siin inimesi on. Saame pärast teha kalkulatsiooni ja vaatame, kelle nimel linnukest ei saa panna siis. Ja. Võib-olla see roll oli kuidagi nagu meelde jääv, ta oli tõesti see kurjus, see kurjus. Kurjus on ilus. Tead, oleneb, mis ja kuidas. Sõbralik. Sinu arvamus? Miks mitte? Mulle meeldib headus rohkem, headus on ilus. Inglise keeles on selline ütlus nagu devil is in the details, et iga päeva elus oleme korraks mõtleme, aga mis siis, kui... Ja siis sa jätad selle sinna. Nice. Ma tulen korraks tagasi, sa oled mitu korda toonud veel Toomas Kirsi sisse. Kui palju sind mõjutas see, kui Kirsi enam ei olnud? Kas te olite lähedased sõbrad? Me ei olnud lähedased sõbrad, aga me tegime palju koostööd. Mu esimene roll, ma olin teatris, ma ei tea, aastakese olnud, kui kutsuti Salmonitesse. Ja teate, see oli nii huvitav aeg. Oli selles suhtes selline aeg, kus oli selline suhtumine, et mis seriaal, see on labane, see on altuura. Ja mina noor näitleja mõtlesin, kui seal mängib Arne Üksküla, Ita Ever, Maria Klenskaja, Lembit Tulfsak, olgu altuura, olgu labane, ma lähen. Ja siis ajad muutusid ja üldiselt on niimoodi, et elus virisevad need, kellele ei pakuta. Ja head näitlejad ei rikku mitte miski. Ja, väga head näitlejad, eriti. Milline kogemus? Mina olen Toomas Kirsiga väga palju koostööd teinud, enamus nendel sarjadel käinud võttel fotograafina ja minust oli nii värvikas kuju. Ja teist, kui ta oleks, kui seda ei oleks juhtunud, mis juhtus, kui ta oleks siin, see on üks mees, kelle ma oleks tahtnud rääkida. Sa ei teadnud kunagi, mis päev toob tema koostööd tehes. Et oli me vajamegi selliseid inimesi, kes oskavad luua ja puusalt tulistavad ja kui see loome oli äge. Kui me võtame üldse kogu need seriaalid, sest kui tema ei tea, kes siis teine teeb. Et see oli üks... Ja, seepärast ma tahtsingi teada, mis kontakt teil omavahel oli. Toomas oli imeline. Tore, et oli. Ja, väga tore. Ja tegelikult on siiamaani südames. On. Ma arvan, et... Ja, mõtled ja. Just. Võtan veel ühe küsimuse siit publikust. Kumba rolli on sul näitlejana põnevam ja toredam mängida? Kas sellist glamuurset naist või sellist tegelast, kellel on vaja hästi palju grimmi ja... Ütleme nii, et täiesti teistsugust tegelast, kas siis näiteks hästi vana tegelast, vanad naist näiteks? Jaa, et mina hästi julgelt elus ma teen, mis ma tahan. Aga laval mulle meeldib eksperimenteerida, ma olen hästi õnnelik, kui pakutakse väga erinevaid rolle. No öeldakse niimoodi, et... Võib-olla nüüd on ajad muutunud, aga ütleme meesnäitleja, keskmise meesnäitleja, kõige suurem hirm on laval välja paista või laval välja olla rumal. Ja naisnäitlejate kõige suurem hirm, mis te arvate? Kole. Naised ei taha koledad olla, mehed ei taha rumalad olla. Näiteks ma räägin kohe üks, mis mul oli Krimmi asi, ma käisin kättemaksukontoris, mängisin ühes osas, ja ma mängisin ühte naist, kelle mees ütles, ma jätan su maha, kui sa iluoperatsiooni ei tee. Ma ei tea, kas keegi on näinud. Olete näinud? Nii, ja kutsuti mind. Ma olin nõus. Ja siis võeti kõigepealt 2 päeva olid võtted ja siis mul võeti näost jäljend ja siis mulle kleebiti näo peale siis selline ebaõnnestunud selline iluoperatsioon nagu. See pandi vatti ja liimi ja niimoodi suur töö oli. Ja ebaõnnestunud, eks ole, see iluoperatsioon. No nii, ja võte ja kõike tore mängisin ja teate, ühel hetkel, see kõik on ju mängija, kolleegid on ümber ja ühel hetkel ma jäin nii kurvaks. Sellepärast, et mõtled, et inimene või see minu tegelane, ta ei ole mitte midagi halba teinud, ta on ise ohver, eks ole, see niisugune mees tuleks pikalt saata. Et ennast ära rikkunud, ebaõnnestunud operatsioon oli
ja inimesed nii kui näevad, oi kui vastik, oi kui jälk, mine ära, õudne kui õudne. Sa ei tee mitte midagi, sa ei ütle kellelegi halvasti, sa ei tee mitte midagi, inimesed täiega vihkavad sind. Ja teate, see tegi mind nii kurvaks, see tegi mind tõesti nii kurvaks. Ja jah, sellised asjad. Aga muidugi seda oli põnev teha ja ma natuke kartsin, aga kunagi sa ei tea ka, kuidas sul nägu vastu päev 2 päeva järjest. See ei lii mitte näkku, kõik oli okei, aga pärast tuleb see mask ära võtta ja seal on liim ja vatt ja siis teda sulatatakse mingi happega. Niimoodi, valus on, aga õnneks nägu pidas vastu, et mulle tundub, et on enam-vähem. No võib-olla siit. Et võin jälle mängida, siit natuke on loperguna, jah. See jäi kinni. Aga samas on jälle näiteks mängisin proua Kukke. Olete näinud? Jah. Glamour, champagne, kui tellisin Ameerikast igalt poolt vintage riideid. Pooled olid minu riided. Jälle tipp-topp. Tuled hommikul, ripsmed, lokid, korsetid, sukad, jälle jube kiht. Vaheldus. Mulle meeldib vaheldus. Ühe asja räägin veel. Tohin. Näiteks elan Tallinnas, mulle tohutult meeldib, aga kui ma lähen Viljandisse, mulle nii meeldib Viljandis. Ja eriti praegu, kui see puukütte lõhn, ma jumaldan seda lõhna. Mul on kogu aeg, nii vanasti oli vanalinnas ka. Aga kui ma kogu aeg oleks Viljandis, ütlen ausalt igavakkaks, just see vaheldus ja näitleja töös ka, et ma olen õnnelik, kui ma saan eriilmelise rolli mängida. Ja väljuda oma mugavustsoonist. Nüüd ma olen natuke aega vaid ka, küsige ja... Ei, sinu ülesanne ongi siin rääkida ja avaneda. Ja, aitäh selle küsimusest. Ma vahepeal võtan siin otsa enda kätte ja siis kindlasti võtan mõne küsimuse veel saalist. Räägi, Merle, millal saab naisest naine? Mida sina arvad? Kas sinust on saanud naine? Ma ei tea. Mulle tohutult meeldib, et tänapäeval sa oled eelkõige inimene. Oled sa naine, oled sa mees, sa oled inimene. Ja mul oli hiljuti üks tore lugu, no mõned ajad tagasi. Mulle tohutult meeldib reisida, aga tihti on graafik selline, et sa ei saa reisida. Ja ütlen ausalt, kui sa saad reisida, siis ei ole raha, millest reisida. Ja kui sa teed tööd on raha, siis sa ei saa reisida. Või üldiselt kipub niimoodi olema. Midagi seal internetis tegin ja vaatan, mingi naiste reis, ainult naised. Mõtlesin, väga kihvt läheks ka. Kestab, seal ma ei mäleta 2 nädalat, mõtlesin, kas ma saan nii, kuhu minnakse. Siis selgus, kuskile minda. Kodus arvuti taga oled, otsid oma naiselikkuse lätteid ja maksad sellest, mitte vähe. Ja ma mõtlesin, et ei. Ma teen 5 minutiga need kursused naised teile tasuta, kes tahab võib 1 euro maksta. Meil on dokument, sa oled naine, järelikult kõik, mis sa teed, on naiselik. Korras, on ju? Lihtsalt naised on erinevad. Naised on erinevad. Et mulle nii meeldib, et ei ole nii karme neid reegleid, nagu olid vanasti. Naiselik naine käib riides nii. Naiselikul naisel on see, naiselik naine teeb nii. Ei, naised on erinevad. Kas esiteks mulle väga meeldib see vastus juba sellepärast, et see on väga julgustav. Eks ju? Siin ei ole mingeid parameetreid. Eks ju naised. Ja kui ei taha naine olla, olen mees. Kas sa tunned, et... Vahet ei ole. Ja kuule, üks asi, ühe asja räägi veel, enne kui mu meelest ära läheb. Me pärast teeme sellise meemi, et üks asi. See on minust, eks ju, ma võin rääkida. See ongi sinust. Te olete kindlasti kuulnud, kui me räägime naiseks olemisest, eks ole, seksismist, kõigest. No võib-olla nüüd on nagu muutunud, aga näiteks nagu Hollywoodis, ütleme, on ka filmitööstus ja naine peab olema apetiitne, mida noorem, mida seksikam, mida parem. Nüüd on need asjad natuke muutunud ja vanasti olid siis naisnäitlejad, ütlesid juba 28, 27, sa oled rongist maas, nii ja naa. Ja ütleme, vanemad näitlejad või üldse ütlevad, et oleneb, mida sa mängid, kuidas sa välja näed, et rong on läinud, sa ei saa enam huvitavaid naisi mängida, nii ja naa. Aga tänapäeval on niisugune huvitav tendents, et ma niisugused vanamutt ei ole palju mänginud, ma olen hakanud mängima selliseid elujõulisi mehi. Näiteks 12 vihast meest, mis me draamateatris mängima. 3 naisel on meeste rollid. Nii et ma ei tea, ma hakkan mehi mängima. Ja praegu vist tuleb üks asi veel, ma ei saa veel rääkida, kus on muidu hästi palju meeste rolle, aga vist ka midagi, et hakkavad naised ka mängima.
nii et ajad on muutunud. Kui sa vaatasid mul siin küsimus, mis on jube tore. Mul oli siin üks küsimus, et nagu Kuningas Lear, kus naine mängis meest, et millal sa vaatasid mu küsimusi? Ei. Sa piilusid? Ma lihtsalt tean, Merle Jääger mängis ju kunagi Hamletit ja niisugused asjad. Minu arust on üliäge, saad mängida veel meest, et olles naine. Ja vastupidi. 2 kuud nagu tõsiselt vaata Henrik Norman, eks ole, kui hästi. See on väga hästi. Ja kui suures üldse ei saa aru. Indrek Taalma küpsed naisi hoida mängib hästi. Kui te olete need sinised kilesussid jalas, pöörane etendus. Et jah, et selles suhtes, muidugi igal ajastul, igal asjal, kui need rollid lähevad nii segamini, kindlasti tekivad jälle mingid muud väiksed sellised ebakõlad või väljakutsed või probleem on võib-olla palju öeldud, aga mulle meeldib see vabadus. Muidugi vabadus võib aeg-ajalt ka ajada segadusse, aga vabadus on üks ägedamaid asju. Mida ma ei kannata, on ohvri mentaliteet. Aga kes sul on seda kõike, ainult ju teatrist ei tule, lihtsalt toon sissejuhatava, et tihti on näitlejatest elukaaslased. Kas on sinu teadlik valik, et sa ei võta sealt samast grupist kedagi endale, vaid sa tahad, et keegi annaks sulle hoopis teisest valdkonnast juurde inimesena? Eks ta niimoodi on läinud. Aga võib-olla tuleb nüüd. Ei tea. Ei tea. Ei, ma ei ole niimoodi teadlikult, et eks ta on ikka, et kui sa vahest mõtled, miks mingid inimesed saavad kokku või sobivad oma vahele või miks need inimesed ei sobi, eks seal on palju tingimusi ja mitte tingimusi, vaid palju selliseid aspekte võib-olla. See on isegi äge, et kui erinev valdkonna inimesed teineteist täiustavad, lubavad üksteisel olla ja karjääre teha ja toetavad teineteist. Veel küsimus saalist, vaat siin oli tegelikult üks käsi oli siin enne juba, tal põhimõtteliselt on tund aega seda kätt üleval hoidnud. Praegu on jäänud selline mulje, et anna mis roll, mis tahad, teeb mees, teeb naist, teeb kõike, aga mis on olnud see roll, mis on nagu teinud sulle nagu väga suuri väljakutseid, et ongi näiteks üldse ei oska laulda, aga selles rollis on vaja laulda või tantsida või mis selline roll on olnud? No viimati oli, kui ma käisin Savoy palli mängimas Estonias. No ma ei ole ju proflaulja ja niimoodi, aga sa pead seal sellist ooperimajas, eks ole, suu lahti tegema, aga sa pead sealt Estoniast, eks ole, sisse astuma uksest. Ja siis ma mõtlesin, ega mind laulmise pärast ei kutsunud, ma lähen musitseerima. Üks laul mul seal oli, et mingid niisugused asjad, et see aga kas ennem seda nagu mingi kartust ei olnud ennem või ärevust, et sa tead, et eks ikka on. Aga saad aru, et sind ei kutsuta sinna laulmise pärast, kui ma endast räägin, et see on et ta on pigem, et ütleme selline, et pigem nagu näitamise pärast. Aga suu pead ikkagi lahti tegema. Ma lähen musitseerima. Ma võib-olla, väga hea küsimus. Ma võtaksid täiesti öelda, mingi roll, mis sa küll ütlesid jah, aga tegelikult tegi sul pööraselt haiget ja tegelikult sa ei nautinud seda protsessi. Tead, ma ei oskagi kohe nii öelda. Tead, mul on omadus halvad asjad, ma lükkan nagu kaugemale, ma ei jää aastal 1900, 1993, oli valus kogemus. Minevik ei huvita. Loodused optimist? Jaa, perversselt. See ei ole normaalne. See ei ole normaalne, ma olen tõesti, jah. Olen. No kus sa selle pärisid? Ema, isa? Kuskilt ta on, jah. Õdesid vendi? Mul ei ole. Ma nii lootsin, et Arlet Palmisti on. Aga isa ütles ei ole. Kas te läksite lõpuni välja? Et see on mulle kuidagi jah, aga mind aitab. Ja mind aitab see, et ma oskan ise enda üle naerda. Ja mind see aitab, jah. Ja ma jumaldan inimesi, kellel on huumorimeel. Kellega saab koos naerda. Naermine on oluline. Loodused optimist, ma kohe haaran siit kinni. Millal sellest aru said? Et ma imelik olen? Jah. Ja üsna varsti. Ei, ega see ei tähenda seda, et ei oleks selliseid, et sulle ei ole, ma depressiooni ei saa öelda, ma arvan, et mulle vist ei ole olnud. Aga selliseid auku kukkumisi ja tuju on halb ja tuleb enesehalletsus peale ja muidugi on. Oleneb lihtsalt, kui kaua see kestab. Et jah, loomulikult. No selles on ka. Aga mul on siis sügav auk ja ma nutan ja magan ja ennast haletsen ja siis ma kerin magama.
ma lähen magama voodisse. Ja, mis ma aelen selle, nutan ja pöördan ja siis tõusin üles tipp-topp, et oma sellised nipid. Ja tänutunne, mis mind väga aitab. Et mulle tundub see, et eks ju, kui tekib mingi mure, siis tundub, et see on nagu maailma lõpp ja miks ei ole ja kõik on nii halvasti ja kõik ja siis sa unustad ära, et tegelikult normaalne, et mul on 2 kätt ja normaalne, et mul on näpud ja normaalne, et on nina, normaalne, et ma näen, et kui palju on asju tegelikult, mis on suur kingitus. Unustame ära. Me unustame ära, et see on elementaarne ja kui ühel hetkel sul seda ei ole, siis mõtled, opa, oli küll ikka hea 2 käega, eks. Vabandust. Et niisugused asjad, see tänutunne ja elu on huvitav. Elu mõte on elamine. Mina kavatsen sellest paketist võtta kõik, mis võtan. Kõik hinnas. Jah. 5 tärni, kõik hinnas. 5 tärni. Ma olen sellest maksnud ja ma soovin. Mulle nii meeldib see ütlemine, Ervin Aabel kunagi ütles, et elada tuleb nii, kui kokku kukud, kõik arvavad, et suurest õnnest. 100% nõus. Mitte, et soiun siin juba 20 aastat, kõik ootavad, millal ta lahkub. Ei, mina kokku kukun siis suurest õnnest. Lähme sinna tumedatel teemadel tagasi. Kus ma püüan. Esmakordselt. Tähendab, mul on üks selline mõte lihtsalt, et ma ise olles lapsevanemana, mul on hea, ma saan mõlemalt poolt rääkida, lapsevanem ja laps ja sina oled olnud üksiklaps, et ega väga vähem vaja. Et sa vajad põhimõtteliselt, et ühte hinge hävitada, sul on vaja ainult 1 sekundit. Valet inimest, valet mingit mõjutust, kas või sõna. Ja kas sa tunned ise sina lapsevanemana? Kas see, et sa olid üksiklaps, on pigem on andnud, sa oled lihtsalt pidanud kõike seda kogema, sest tegelikult, kui sul on õde ja vend, siis jagatakse see ära, et esimene laps ikka tuleb, õpetatakse või õpetatakse. Teine on juba 3, tuleb trepist alla, vanemad ei vaatagi sinnapoole, 2-aastane. Küll ta saab hakkama. Et kui hästi sind hoiti ja kas sa tunned, kas sa tunned, et see andis sulle sel hetkel kasvamine ja üksiklapse olemine, kuigi sa arvasid, et sa lootsid, et sul on kasu või pool, siis mida ma tahaks kuulda? Ma tahaks midagi, kas sa tabasid mingit hetki, kus oli see sekund, hakkas tekkima, mis oleks võinud mõjutada seda, et sa poleks nii enesekindel naine, sa ei oleks täna näitleja. Kas sa nagu nägid seda Develeit kusagil? Ma ei tea, miks nii morbiidne küsimus. Ei, ma saan aru. Ma arvan, et mu vanemad nägid, et see esimene tuli välja nagu tuli, et me rohkem ei proovi. Vaata, ma ei oska sulle öelda, mul ei ole õdesid vendi. Et eks seal on kindlasti oma plussid ja oma miinused. Samas ma ei ole pidanud lapsepõlves kellegiga tohutult võitlema. Sa võitsid hiljem. Tingimata armastus ja mul oli oma tuba. Ja ma arvan, et see mulle tegelikult väga meeldib, kui mul on oma ruum ja oma tuba ja oma aeg. Mulle meeldib, mitte kogu aeg, aga mulle meeldib üksinda olla. Ma arvan, et üksinda olemine ja üksildus on 2 väga erinevat asja. Et üksinda tulevad väga hea, teised inspireerivad, aga mulle üksinda meeldib olla. Ma arvan, et see on lapsepõlvest pärit. Aga muidugi tundub, et ta oli üksik laps, poputati, armastati, mis tal elus viga. Sa võtad oma peremudeli ja sulle tundub, et nii asjad käivadki. Et kõik need laksud ja pettumused ja liigselt inimeste usaldamised tulid pärast. Issand, niimoodi võib käituda või? Sa ei tule selle pealegi või sa võtad oma peremudeli, et kui oleks olnud võib-olla natuke keerulisem lapsepõlv, siis sa oled valmis ja sa ei usalda ja tead. Nii et ei ole ühtegi ideaalset varianti, et lihtsalt su lapsepõlv on see ja sa pead täiskasvanuna võtma ja eks vanemad, sul oli selline lapsepõlv ja Tagantjärgi on üldse kuidagi kummaline. Ma ei tahaks enam laps olla. Kes see tahaks? Mõni oi, lapsepõlves oli tore hüppas. Kõik see uuesti. Praegu on palju parem. Näiteks mul olid normaalsed vanemad selleks, et saada jäätist. Ma pidin ikka korralik laps olema. Toa ära koristama või midagi. Praegu ma ei pese nõusid. Ostan omale, tellin koju 10 jäätist. Teen, mida tahan.
Mul meeldib praegu palju rohkem olla lapsepõlv. Lapsel ei ole raha ju. Sa ei saa midagi osta teha. Nüüd sul on vaja lihtsalt krediitkaardi numbrit ja... Jah, praegu palju toredam. Absoluutselt lapsepõlve tagasi igatse. Ja no on toredam, aga kuidagi... Ära sa oma lapstele räägi seda. Mulle meeldib vanasti teadlikkus, kuidas olla lapsevanem, see oli hoopis teisel, siis kogeti neid kogemusi nagu päriselt. Ei olnud väga võib-olla lugeda kusagilt. Nii ei tohi teha või? Nii tuleb selline laps, kui kasvatad 20 aastat niimoodi, siis on nii. Tead, mis on tähtis? No? Armastus. Armastus on kõige tähtsam. Absoluutselt. Tingimusteta armastus. Mida mina ise kogen lapsevanemana ja kindlasti resoneerud sina ka, et see on lihtsalt midagi sellist, mis ega enne ei tea, kui see juhtub. Vaatad seda väikest tegelast on ju. Ilgegas jaki lükkab, kõik asjad keerab pea peal, et asjad on pea peal. Enne seda oleks läinud jumala närvi. Nagu, kui sa ei ole lapsevanem, keegi tekitab sulle nagu takistusi juurde. Mõtled, ise tegid. Jah. Ja veel ise tegid selle. Ja armas ka. Ja. Ei, põnev on, muidugi. Lapsevanemana... Ja lapsed on ju erinevad. Oi. Kindlasti. Kuidas sa kirjeldad ise ennast? Mitte, et siit tuleb praegu sinu enda kommentaar. Kui hea ema sa oled? Eks seda peab vastama minu tütar. Aga ei, ma ei ole mingi kanaema, ma ei ole. Ma loodan, et rongaema ka ei ole. Kuskil vahepeal siis. Ma arvan, et minu pluss on see, et ma armastan teda tingimusteta. Meie peres võib kõigest rääkida. Ja ma arvan, et see, et sa pead olema õnnelik või tegema seda elus, mida sa tahad. Et selles suhtes, et kui sa oled koduperenaine ja sa naudid seda ja oled õnnelik, 100% nõus, aga kui sa tahad teha mingeid muid asju või et see oma ala üles leida või oma tee, mis paneb sul silma särama. Ma räägin nii lapsevanemana kui ka siis ütleme lapsele. Eks ole. See pööras on äge, kui see mingi... Aga kõige tähtsam on armastus. Minu meelest. Ja usaldus. Et ei ole teemasid, millest kodus ei saa rääkida. Nii kõigest ei räägita. Aga on võimalus. Sind ei mõisteta hukka, et see võimalus. Tagala, kodu peab olema tugev tagala. See on väga oluline. Viimane küsimus siit saalist. Ja mul oleks selline küsimus, et kuidas näitlejaks olemine mõjutab sind sinu igapäevaelus? Ehk siis, kas annab mingisuguseid oskuslikke maneere, kuidas mingites olukordades toime tulla, ma ei tea, paremini kõnet pidada sünnipäeva lauas või kuidas see nagu väljendub? Eks ta väljendub mitmeti. Kõige rohkem mõjutab, kui on rasked rollid ja ütleme seal lõpufaasis see 2-3 nädalat enne esietendust, siis sa oled selles teemas sees ja oleneb, mis teema see on. Ja siis ta mõjutab. Ütleme, kui mängid väga kurja tegelast, ütleme ausalt, lähed ka ise kurjamaks. Et siis ta mõjutab, aga sa saad aru, et siis tuleb see etendus välja ja see normaliseerub. Näiteks, mis on veel väga karm näide, kui olen mänginud naisi, kes on silmitsi seisnud oma lapse enesetapuga. Kas nad on kaotanud lapse või laps on proovinud enesetapu teha või on seal mingi muu õnnetus. Need on nii karmid teemad. Ja on ka muidugi näitajad, kes ütlevad, et seda teemat ma ei puutu, või et seda ma ei mängi või ma ei taha kunagi mängida. Et seal on lihtsalt suur vahe, ta mõjutab sind, ta on karm, sest sa otsid iseendast igalt poolt. See on väga karm on mängida. Ainus vahe on see, et kui see asi välja tuleb, sa lükkad selle teema kõrvale. Sa ei mõtle selle peale rohkem. Võib-olla pärast sellel päeval, kui sul tuleb see etendus või eelmise päeva õhtul, et homme mul on see etendus. Aga kui päris elus juhtub, siis see ei kao sul kuskile, ta lihtsalt vajub sügavamale. Et see on suur vahe. Mis puudutab näiteks, näitlejad on jälle erinevad, mõni on sõnaosavam, mõni mitte. Vahel näitlejatele tundub, kui ta peab enda nimel kuskil mingit kõnet pidama, et meil on nii head tekstid ju. Shakespeare'id, Tammsaared, Kivirahud, et nii head tekstid, et nüüd oma sõnadega tundub, et see on nagu nii ja naa, see alati sellist sõnaosavust ei pruugi anda.
aga samas on tihti, et oleneb, mis asjad, et noh, sa pead ka mõne rolli tarbes või mõne filmi tarbeks mõne uue oskuse õppima või noh, kunagi ma käisin ratsutamas ja siis ma pidin rulluiskudega sõitma ja noh, mingi niisugused asjad või pead pilli õppima või noh, see on hästi huvitav. Su maailm avardub. Et selles suhtes on see põnev. Kas ma vastasin enam-vähem? Aha, siis on hea. Aitäh sulle. See, mis see esimesena välja tõid, mängida näiteks seda nii-öelda kaotuse valu. No päris karm on seda mitte nagu kaasa võtta. Et kui sa ikkagi südamega näitled, siis... Ei, sa jätad selle sinna. Vaata, seal on profi ja mitte profi vahe. Mitte profi ei saa välja rollist. Prof saab. Sellepärast näitlejad tihti... No sa pead ennast toima, muidu lähed hulluks. Ma mõtlen just seda, et vaata, kui päris elus oled selliste sündmuste keskel, siis noh, sa pead igal juhul edasi saad minna ainult siis, kui sa mitte, et sa unustad, vaid sa tead, et see ongi nüüd sinu osa, see teadmine on osa sinu elust. Muidu lähed sa siis hulluks, kui sa mängid, et seda ei juhtunud. Päris karmid teemad. Karmid teemad, jah. Seda on väga lihtne lugeda raamatust ja seda võib-olla isegi on lihtne näidela. Kujuta ette, täna iga päev on keegi kuskil sellises jamas ja püüab selle lahendust leida ja kui ta professionaale ei ole ta ümber, siis no... Aga hea, et sellest tänapäeval räägitakse. Ja, rohkem kunagi varem. Ja. Merle. Kas midagi on jäänud täna rääkimata? Oi, palju asju. Mõni see üks lugu siia vahele. No, ma võin rääkida ühe loo, kui tahad. Mis puudutab näiteks stressi ja näitlemist ja mul olid ühed proovid, ei olnud üldse väga pingelised, ega ma siis kogu aeg ei mängi raskeid asju, mul on ju komöödiad ja kõik on toredad ja vaheldus on väga lõbusaid asju ka. Ja mäletan, et keha peale hakkasid tekkima laigud. Ega te ei ole kuulnud seda lugu? Võib-olla kõik on kuulnud, ma ei räägi 5. korda. Ei ole, siis ma räägin. No mingid niisugused laigud. No ma ka ei sügelenud ega midagi, mis on laigud, siis laigud. No need laigud hakkasid levima üle mu keha. Ja ma nüüd hakkab psoriaas või hakkan guugeldama, aga pidin tööle minema ja ma nii mäletan, et mul oli selline etendus, et mingi lühikeste varrukatega kleit oli seljas, istun seal Krimmi toas, tehakse soengut ja Krimmi ja vaatan oma käsi, need punased laigud juba on siia jõudnud niimoodi kõik. Ütlen Krimmi Eirale, ole kallis, tupsutan need ära. Siis ma mõtlen, teen selle esika ära ja siis lähen sinna naha- ja suguhaiguste dispanserisse järjekorda, mis asjad need siis on ja vitamiine ostsin vahepeal ja kõik. Ja siis tegin oma esika ära. Sekundiga kõik kadunud. Lihtsalt, kuna nahk on kõige suurem organism ja kõige tundlikum, siis see pinge, millest ma ise ei saanud arugi, väljendus siis niimoodi. Tulid laigud, aga miks ma seda räägin, müstiline oli see, tuli esikas välja, oleks, et vaikselt taandub, ei, nagu muinasjutus, korras, tšah. Nii et ta mõjutab jah, et kuidas sa ennast hoiad või eks see kõik on erinev. Tasub ennast kuulata. Tasub vaadata ja vaadata ka. Kuulata ja vaadata. Vaadata ka nagu. Mis siin toimub? Et võib-olla see on minu eripära, aga jumal tänatud, et keha annab märku. Annab. Meestel annab tavast, kui keskekriis on ära, siis minnakse Ironmanile, siis keha annab märku. Et võib-olla isegi ei ole liiga hilja. Karm. Kui see oli väga hea lugu, et jälgi ise ennast, aga kui lõpetuseks peaksid sa midagi lisama just sellist, et mis on sind elus aidanud. See ei ole see, et me hakkame kedagi õpetama, jubelt teame, tee nii, vaata sealt välja, tee seda. Vaid mis on sind elus aidanud just nendel keerulistel hetkedel ja võib-olla siia võid rääkida 4 lugu, sa võid rääkida täiesti millestki muust. Sa oled ääretult positiivne, lootusetu optimist, ilusad asjad. Sa ei karda. Teades sinuga koostööd tehes, mulle meeldib ääretult see julgus, mis sus on. Aga midagi, mida sa annaksid kaasa veel nendel, kes siin täna saalis on ja sest meid kuulab väga palju inimesi ka, kes on jõudnud, kes jäävad lõpuni nendele. See ei ole nagu... See ei pea olla mingit targutus, see võiks olla midagi... No ma olen siin juba tund aega targutanud. Just lugu, sest sa oled erakordselt hea lugude rääkija. Räägi meile veel üks lugu. Võt nüüd, kui peaks loo rääkima, ei tule mingit lugu. Esimene lugu, mis mulle pähe tuleb, see on nagu, ma olen seda öelnud ka palju, et minu vanama ikka ütles, sure pärast surma. Nii? See tähendab ära põe, ära vingu, ela. Et see positiivsus ja tänulikkuse tunne, et kui kõik on halvasti, siis mingid asjad on ikka hästi, eks ju? Et keskenduge sellele, mis on hästi ja elage julgelt, võtke riske.
alati kui võtad riski, alati kui ma võtan mingi riski, ma mõtlen, no mis on kõige hullem asi, mis juhtuda võib. Teate, need häbid, need asjad, elad üle ja kõige rohkem kritiseerivad need inimesed, kes elus midagi ei tee ja proovi. Kui lihtne on kritiseerida, eks? Ega ma ka teleka ees ja nii. Tee ise, eks ole, sa tead. Et võtke julgelt riske, et noh, kes see riski see šampanjat ei joo? Šampanja maitse. Jaa. Aga mitte iga päev, see on luksuskaup. Iga päev, see on ohtlik. Ja, siis ta ei olegi nii maitsev, ega sa ei taha midagi. Meil vahepeal oli Draamateatris kalamari kogu aeg, noh, oli hooaeg. No ja siis osteti, kuskilt telliti oma puhvetis, eks ole. No peale 7. päeva ega ta ei maitse. Tahaks kartulit või pastalt või noh. Vaheldus. Hästi öeldud. Väga hindan su aega. Ja ma arvan, et me saime siin naerda ja veel kord naerda ja siis saime kuulda mõnda lugu ja hetki sinu elust. Ja ma väga loodan, et sul endal oli ka siin lõbus. Jaa, te olete nii soojad ja nii toredad, nii tore, et te tulite. See formaat mulle tohutult meeldib. Me oleks kahekesi rääkinud ja noh, tiim ümberringi oleks ka tore olnud. Aga kui on ikka päris inimesed ja teie silmi ja teie nägusid vaadates, ma arvan, et teatri mõte on ka, teater ei õpeta kedagi. Ma lihtsalt mõtlen, et see on nagu nii suur, eestlased nii armastavad teatrit, me oleme maailmas erakordne rahvas. Ja kui inimesed tulevad teatrisaali, nad usaldavad, eks ole, nad annavad oma elust ära 2 või 3 tundi. See on nagu kõige suurem tänu näitlejale üldse. Muidugi me anname endast parima. Kõik asjad alati ei õnnestu, aga me alati püüame parimat. Aga see, et inimesed tulevad ja usaldavad ja sa annad paar tundi oma elust. Ja kui ma ise istun ka saalis ja kui ma midagi näed, midagi, mis sulle meeldib, no kui tänulik ma olen, ja siis ma alati ise vaatan ka, issand, kui tore amet, issand, kui kift. Kui midagi ei meeldi, mõtled, tead, puhvetis ikka midagi oli tore. Saiake või kohv. Millal see paus tuleb? Ja, et vaheaeg oli või midagi positiivset on ikka. Vaheaeg oli mõnus pikk. Vaheaeg oli pikk, võtsime pitsik konjakit või teed või selle klaasi vett või espresso macchiato. Tuli ära. Eurovisiooni kõik tuleb. Suvat amestile, aitäh. Aitäh, ja teile aitäh.